Tere hommikust kõigile. Täna räägime siis ligipääsetavusest, mida oleme kaua ette valmistanud. Kohe enne, kui ma Harrile sõna annan, Harri võib-olla tutvustab ennast siis ise, aga nii palju veel, et me oleme sellest ligipääsetavusest viimase pooleteist aasta jooksul päris mitu korda rääkinud erinevatel seminaridel ja muul ajal, aga täna teeme natukene rohkem ette valmistanud ja pikemalt seda, et tegelikult peaaegu täpselt aasta pärast hakkab nüüd ligipääsetavuse nõuded e-poodidele hakkavad kehtima. Nii et tegelikult praegu on täpselt nüüd see hetk, kus peaks tõesti nüüd igaüks mõtlema selle peale, et mida nüüd arendustes peaks tegema. Harri täna Toivo just helistas mulle. Harri täna teeb ülevaate põgusalt ja kiirelt sellest, mis asi see ligipääsetavus üldse on, miks ta on, mida ta annab. Siis lisaks me oleme välja valinud 7 meie liiget. Nad kõik ka teavad, nendega on ka kokku lepitud, keda TTJA on analüüsinud. Nende põhjal siis tuua välja nii-öelda kitsaskohtasid ja lõpuks on koostatud 20-punktiline juhend, mille ma kõikidele teile ka saadan, mis on vähemalt miinimumnõue, mida peaks täitma ja kust alustada. Aga ma arvan, et ma annangi, Harri, sulle sõna ja ole lahke. Nii palju veel võib-olla, et kui küsimuste koha pealt, et kui kellelgi on küsimusi, tähelepanekuid, siis kirjutage julgelt chati, et siis Harri vaatab ise, et kas võtab lõpus või siis vahele need küsimused. Aga ole lahke. Ja, tere kõigile, väga meeldiv ja mul on chat on avatud, aga eelistan nendest rääkida pärast, et eks ma hoian siin jooksvalt pilku peale ja vaatan, mis te siia kirjutate. Aga nagu siis öeldud, olen mina Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ameti digiligipääsetavuse ekspert Harri ning ma räägin teile täna siis kogu sellest ligipääsetavuse teemast, mis juba täna teid mõjutab. Ja räägimegi siis üle teema olulisuse, juriidilise külje, käime läbi 20 sammu ligipääsetavuse teekonnal ning katame nendega ära nii nõuded, need 7 e-poodide näidet, kui ka ligipääsetavuse tagamise igapäevatöös ja lõpus räägime ka ligipääsetavuse testimisest. Ja alustades siis sisulise osaga räägime kõigepealt mõistetest. Ligipääsetavuse tagamine tähendab võrdsete võimaluste andmist sõltumata vanusest, tervislikust seisundist ja või erivajadusest ning digiligipääsetavus tegeleb üldjuhul ligipääsetavusega veebilehtedes, e-teenustes ja nendega seotud veebi- ja mobiilirakendustes. Eesti keeles kasutatakse ka sõna juurdepääsetavus, ehkki soovitatav on sõna ligipääsetavus, sest erivajadustega inimesed eelistavad seda sõna ning see sõna on tähistamas sama teemat peale digimaailma ka teistes kontekstides. Näiteks ehitiste ligipääsetavus, toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus, ligipääsetavuse teatis avaliku sektori veebides ja mobiilirakendustes ja nii edasi. Ja nüüd siis sellest, et miks digiligipääsetavus on oluline. Kõige olulisem põhjus on see, et digikeskkondade ligipääsetavus mõjutab otseselt iga 4. Eesti elanikku. Ligipääsetavuse sihtgruppi kuuluvad umbes 48 000 puudega inimest vanuses 0–62 ja umbes 317 000 eakat vanuses 63+. Ühtlasi kasvab antud sihtgrupp aja jooksul rahvastiku vananemise tõttu. Kuid laiemalt mõjutab digiligipääsetavus rohkem kui poolt Eesti elanikkonnast. Näiteks muuhulgas ka kõik need inimesed, kes tervislikel põhjustel ajutiselt on tegevuspiiranguga, olgu selleks siis kipsis käsi või operatsioonist taastuv silm. See, kui digiligipääsetavad me oleme, mõjutab väga oluliselt nende inimeste elukvaliteeti. Järgmiseks see, et digikeskkonnad annavad enneolematult hea ligipääsu ühiskonnale. Näiteks ideaalis on poed ja valimisjaoskonnad ka ligipääsetavad, aga liikumisvõimetul inimesel on ikkagi kergem kasutada e-poodi ja e-hääletamist. Kolmandaks,
Ligipääsetavad digikeskkonnad on mugavad kasutada kõikidele inimestele. Meie kõigi kasutajakogemus on hea, kui veateated annavad soovitusi vigade parandamiseks, kui veebis ja äpis on lihtne orienteeruda ja nii edasi. Soovides pakkuda hea kasutajakogemusega e-poodi nii erivajadusega kui ka erivajaduseta inimestele, tõstad sa enda ettevõtte igapäevatöös tänasest enam esile ka kasutajakesksust. Ärikeskkonnas spetsiifilisemalt aitab ligipääsetavuse tagamine näidata, et sinu ettevõte on vastutustundlik. Ei ole ju uudiseks kellelegi, et mida aeg edasi, seda enam hindavad kliendid, äripartnerid ja kõiksugu muud osapooled seda, kui vastutustundlikult ja eetiliselt ettevõte toimib. Ja kuigi olulisusest võib rääkida veel, siis viimase asjana mainin, et ligipääsetav e-pood aitab sul leida uusi kliente ja suurendada enda turuosa ligipääsetavuse sihtgrupis. Ja ligipääsetavuse tagamine on hetkel väga aktuaalne ka seetõttu, et juba põhimõtteliselt aasta pärast, nagu ka Tõnu ütles, tuleb järgida suure hulga teenuste osutamisel kohustuslikke ligipääsetavusnõudeid. Teenuste ligipääsetavusnõuded tulenevad toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusest, mida tähistatakse lühendiga LPS. LPS on Eesti kontekstis toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete alusdokument, ehk kui me räägime õiguslikust regulatsioonist, siis me räägime üldjuhul LPS-ist, selle alusel vastu võetud 2 määrusest ning nendega sätestatud õiguslikest normidest. Esimene LPS-i alusel kehtestatud määrus on sotsiaalkaitseministri määrus number 45, toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele, mida me lihtsuse huvides nimetame ligipääsetavusnõuete määruseks. Teine LPS-i alusel kehtestatud määrus on sotsiaalkaitseministri määrus number 46, ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord, mida me lihtsuse huvides nimetame ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse määruseks. LPS võtab Eestis õigusesse üle Euroopa ligipääsetavuse direktiivi, mida tuntakse selle ingliskeelse nimetuse The European Accessibility Act ehk EAA järgi. Direktiivi eesmärk on ühtlustada ligipääsetavusnõuded toodetele ja teenustele selleks, et suurendada ligipääsetavate toodete ja teenuste kättesaadavust Euroopa Liidu siseturul. Kuna sellest direktiivist on seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega palju juttu, siis ma selgitan nüüd direktiivi sisulist tähendust. Tõsi on see, et sellest direktiivist lähtuvad ka vastavad Eesti siseriiklikud õiguslikud normid, aga otsesed õiguslikud kohustused Eesti ettevõtetele ei tulene direktiivist, vaid ikkagi LPS-ist ja eelnimetatud määrustest. Nimelt, direktiivi sisuline roll on kehtestada üks ligipääsetavusnõuete miinimumtase terves Euroopa Liidus, aga igal Euroopa Liidu liikmesriigil on võimalik kehtestada ka siseriiklikke lisanõudeid. Seega, kokkuvõtvalt on Eesti siseses tegevuses siiski kõige olulisemad õigusaktid LPS ja selle alusel kehtestatud 2 määrust. LPS-iga sätestatud ligipääsetavusnõuded hakkavad kohalduma alates 28. juunist 2025 osutatavale teenusele. Näiteks on kohaldamisalas e-kaubandusse, elektroonilise side ja finantsteenused. Muu hulgas tuleb muuta ligipääsetavaks kõik need osad veebilehtedest ja mobiilirakendustest, mille kaudu antud teenuseid osutatakse. LPS kehtestab ka mitmesuguseid üleminekuaegasid ja välistusi ja ma tutvustan järgnevalt ainult 2.
Esiteks on teenuste ligipääsetavusnõuete kohaldamisalast välistatud mõned veebi ja äpi sisukomponendid. Näiteks enne 25. aasta 28. juunit avaldatud audio- ja videosisu, PDF-failid ning veebilehe ja mobiilirakenduse sisu, mida pärast 25. aasta 28. juunit ei ajakohastata ega muudeta. Ja teiseks on kohaldamisalast välistatud teenust osutavad mikroettevõtjad. Mikroettevõtja LPS-i tähenduses on ettevõtja, kellel on alla 10 töötaja ja kelle aastakäive ega aastane bilansimaht ei ületa samaaegselt 2 miljonit eurot. Teenuste kontekstis on ligipääsetavusnõuetele vastavuse tagamise vastutus teenuse osutajal. LPS-i järgi on teenuse osutaja füüsiline või juriidiline isik, kes osutab tarbijatele Euroopa Liidus teenust või teeb pakkumisi teenuse osutamiseks ning teenuse osutajal tuleb tagada, et ta kavandab ja osutab teenust kooskõlas sellele kohalduvate ligipääsetavusnõuetega. Ja lisaks teenuste ligipääsetavusnõuetele kehtestavad õigusaktid ka nõuded teabe esitamisele teenuse osutamisel. Muu hulgas tuleb esitada teave teenuse toimimise kohta, teenust puudutav teave tuleb esitada ligipääsetavalt, kasutaja toe olemasolul peab kasutaja tugi andma teavet teenuse ligipääsetavuse kohta ja nii edasi. Ühtlasi on sätestatud teenuse osutajatele kohustus koostada teenuse ligipääsetavusnõuetele vastavust selgitav teabedokument, mis kirjeldab teenust, selle töö põhimõtteid ja vastavust asjakohastele ligipääsetavusnõuetele. Ja selle slaidi lõpuks on selline märkus, et oluline on mõista, et täielikku ligipääsetavust on väga keeruline saavutada. Ligipääsetavaks tuleb muuta nii palju teenusest, veebist ja äpist, kui see on mõistlikkuse piires võimalik. Seetõttu räägivad õigusaktid ebaproportsionaalsest koormusest, mis tekib siis, kui ligipääsetavaks muutumine koormab ebamõistlikult palju või toob kaasa teenuse põhiolemuse täieliku muutuse. Ebaproportsionaalset koormust tekitavaid nõudeid järgima ei pea. Ja koormuse hindamiseks on ette nähtud ka vastavad kriteeriumid ning erandi rakendamisest tuleb teavitada TTJA-d. Ja nagu öeldud, on üks LPS-i kohaldamisalas olevatest teenustest e-kaubandus. LPS-i järgi on e-kaubandus vahemaa tagant osutatav teenus, mida osutatakse veebilehtede ja mobiilsideseadmetel põhinevate teenuste kaudu elektroonilisel teel tarbija isiklikul taotlusel eesmärgiga sõlmida tarbijaleping. Ja oluline on märkida, et ligipääsetavusnõudeid tuleb kohaldada mis tahes toote või teenuse internetimüügi suhtes. Ligipääsetavusnõuete määrus kehtestab ka üldnõuded e-kaubandusele. Ja üldnõuded on siis järgmised. Esiteks, teenuse osutamisel esitatav teave peab sisaldama teavet müüdava toote ja teenuse ligipääsetavuse kohta, kui vastutav ettevõtja on eelnevalt selle teabe müüjale kättesaadavaks teinud. See tähendab, et kui tootja, importija või levitaja on lisanud kauba kohta ligipääsetavas vormis teabe, näiteks viipekeelse videotoote omaduste kohta, peab ka e-kaupleja selle oma e-poes avaldama. Teiseks, veebilehed ja mobiilirakendused, mille kaudu osutatakse LPS-i kohaldamisalas olevaid teenuseid, peavad olema vastavuses 4 digiligipääsetavuse märksõnaga.
kolmandaks, teenuse osana pakutavad autentimis- ja makseviisid ning turvalisuse eesmärgil kasutatavad funktsioonid peavad olema vastavuses samuti 4 digiligipääsetavuse märksõnaga. Ja neljandaks, teenuse osutamisel pakutav autentimismeetod, elektrooniline allkiri ja makseteenus peab ka olema vastavuses 4 digiligipääsetavuse märksõnaga. Ja täpsustan nüüd seda, milles seisneb kahe viimase punkti erinevus. Teenuse osana pakutava autentimisviisi ja teenuse osutamisel pakutava autentimismeetodi erisus seisneb selles, et esimesel juhul pakub teenuse osutaja ise autentimis- ja maksevõimalusi, kuid teisel juhul kasutab ta mõne teise teenusepakkuja teenust. Nüüd siis sellest, et mida tähendab väljend 4 digiligipääsetavuse märksõna. Need märksõnad on tajutavus ehk inglise keeles perceivable, kasutatavus ehk inglise keeles operable, arusaadavus ehk inglise keeles understandable ja töökindlus ehk inglise keeles robust. Nendest üldlevinud märksõnadest lähtuvad konkreetsed nõuded mitmes rahvusvahelises digiligipääsetavuse standardis ning neid märksõnu kasutavad ka mitmed õigusaktid. Sisuliselt tähendab nende märksõnade esinemine e-kaubanduse ligipääsetavuse õiguslikus raamistikus seda, et e-kaubandus peab hakkama vastama ligipääsetavusnõuetele, mis on kirjas Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardis EN 301/549. Standardi puhul on oluline teada, et Euroopa digiligipääsetavuse standard ja rahvusvaheline veebi ligipääsetavuse standard Web Content Accessibility Guidelines ehk WCAG ei ole üks ja sama standard. Nimelt on Eestis laialt levinud teadmine, et WCAG on see standard, mida järgida. Mingil määral on nii arvamine õigustatud, sest need kaks standardit kattuvad omavahel oluliselt, aga mitte täielikult ning Euroopa Liidus on ebakorrektne piirduda vaid WCAG-ga. Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardit peab juba täna järgima Eesti avalik sektor ning standardi EN 301/549 uus versioon on valmimisel seoses selle kohaldamisala laienemisega erasektorile. Põhiosas jääb standard siiski samaks ning kui ma natuke hiljem räägin juba konkreetsetest ligipääsetavusnõuetest, siis ma tuginen täna kehtivale standardi versioonile. Aga enne veel räägime natuke ka järelevalvest. Ligipääsetavusnõuetele vastavuse järelevalvet teostab TTJA. Meil on õigus välja selgitada asjas tähtsust omavad asjaolud ning lõppastmes tagada nõuete täitmine sunnivahendi abil. Samas väärtustame ennekõike ennetust ja harimist, uskudes, et see on kõige efektiivsem võimalus tagada ligipääsetavusnõuete täitmine. Oleme valmis aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas rakendada kohustuslikke ligipääsetavusnõudeid kõigile osapooltele sobival viisil. Ja lähtuvalt õigusaktidest on TTJA-l õigus kohustuslike nõuete jõustamiseks kohaldada järgmiseid meetmeid. Esiteks, nõuda teenuse osutajalt teenuse kooskõlla viimist kõigi kohalduvate ligipääsetavusnõuetega. Teiseks, keelata või piirata teenuse kättesaadavaks tegemist Eestis, juhul kui pole järgitud TTJA nõuet teenuse kooskõlla viimisest kõigi kohalduvate ligipääsetavusnõuetega. Kolmandaks, kontrollida, kas ebaproportsionaalse koormuse erandi rakendamisel on läbi viidud vastav hindamine ning kontrollida hindamistulemusi. Neljandaks, kohaldada mõnda korrakaitseseaduses sätestatud korrakaitsemeedet, nagu näiteks rikkumise olemasolu tuvastamiseks teenuse osutajalt
vajalike dokumentide või küsimuste küsimine. Ja 5. Juhul, kui teenuse osutaja jätab ettekirjutuse ligipääsetavusnõuetes puuduste kõrvaldamise kohta täitmata, on TTJA-l vajadusel õigus määrata teenuse osutajale sunniraha kuni 10 000 eurot. Samas ühtlasi on TTJA-l ka kohustus hinnata, kas kohaldatav meede on proportsionaalne. Muuhulgas tähendab see seda, et sunniraha määramisel on 10 000 eurot lagi, aga see ei tähenda, et me seda kogu aeg määrata tohime. Ja kõige olulisem järelevalve vaates on see, et sina kui teenuse osutaja oled lahendustele orienteeritud. Kui sa päriselt soovid tagada vastavuse ligipääsetavusnõuetele ja panustada sellesse, siis me leiame sobilikud lahendused ka ilma eelnimetatud meetmeid kasutamata. Ligipääsetavust saab tagada erinevatel viisidel ning nagu öeldud, TTJA on valmis aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas rakendada kohustuslikke ligipääsetavusnõudeid kõigile osapooltele sobival viisil. Ja lisan veel seda, et digiligipääsetavuse nõuete järelevalve ei ole TTJA-l uus asi, sest TTJA on alates 2021. aastast teostanud järelevalvet avaliku sektori digiligipääsetavuse tagamise üle. Selle ajaga on TTJA-l kogunenud mõningane oskusteave, mida saab kasutada ka teenuste digiligipääsetavuse tagamisel, näiteks nõuetele vastavuse testimine. Aga nüüd siis saab minna praktilisemaks. Ja nagu webinari tutvustuses lubatud, annan ma nüüd teile juhise, kuidas e-poe ligipääsetavuse edendamisega algust teha. Esimene samm sellel teekonnal on ligipääsetavate lahenduste mõtteviis. Ehk neil hetkedel, kui me hakkame looma uusi lahendusi või uuendama olemasolevaid, siis tuleb meil muu hulgas mõelda kindlasti ka ligipääsetavusele ning see peab olema orgaaniline ja läbiv osa terve teekonna vältel. See mõtteviis on omal kohal nii pikaaegsetes projektides nagu uue veebilehe loomine ja hilisem haldamine, kui ka ühekordsetes projektides, näiteks uue video kui ka juhendmaterjali loomine ja veebis avaldamine. Ühtlasi on oluline märkida, et ligipääsetava keskkonna loomine alates projekti algfaasist ei ole märkimisväärselt kulukam kui ligipääsmatute lahenduste loomine. Muu hulgas tähendab ligipääsetavate lahenduste mõtteviis seda, et sina kui teenuse osutaja pead digiligipääsetavust oluliseks. See on näiteks seesama, et kui sinu jaoks on digiligipääsetavus oluline, siis sa mõistad, et alati tuleb uut sisu luues arvestada ligipääsetavusega. Teiseks, sa lähtud ligipääsetavuse põhimõtetest ja nõuetest. See ongi see, et kõik sinu e-lahendused vastavad ligipääsetavusnõuetele. Ja kolmandaks, sa mõistad, et digiligipääsetavuse tagamine on pidev, mitte ühekordne tegevus. Ligipääsetavust mõjutab peaaegu iga muudatus veebis ja äpis. Näiteks uue toote e-poodi lisamisel tuleb alati üle vaadata, et kõik pildid, mis ei anna kasutajale olulist ega unikaalset infot, on peidetud ekraani lugejate eest. Teine samm ligipääsetavuse teekonnal on koolitus. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on koolitada pidevalt ligipääsetavust tagavaid töötajaid. Ligipääsetavus on laiahaardeline ja nüansirohke valdkond, mis hõlmab endas muuhulgas teadmisi erivajadustest, õigusaktidest ja IT-st ning areneb kiire tempoga. Kiire arengu all pean ma silmas eelkõige seda, et pidevalt tuleb juurde uusi juhendmaterjale, kirjeldusi parimatest praktikatest
kõiksugu soovituslikud ja kohustuslikud standardid ja juhised uuenevad mõneaastase intervalliga ja nii edasi. Üks tasuta koolitusvõimalus alustamiseks on TTJA 2 aastat tagasi tehtud 4-osaline koolitus, mis on avaldatud TTJA veebis. Koolituse fookuses olid küll avaliku sektori veebid ja äpid, aga koolituse 3. ja 4. osa on asjakohased ka e-poodide vaatest. Nagu öeldud, järgivad Eesti avaliku sektori veebid ja äpid täna seda sama standardit, mida hakkavad järgima e-poed ning koolituse 3. osas ongi tehtud ülevaade ligipääsetavusnõuetest ja 4. osas ligipääsetavuse igapäevasest tagamisest. Ja ühtlasi on ka internetis sel teemal väga palju tasuta infot, aga see kõik on hajutatud, mitte ühes kindlas kohas ning selle info kvaliteet on ka seinast seina. Üks TTJA idee, mida me veel pole jõudnud realiseerida, on tekitada digiligipääsetavuse kasulikud viited alamleht enda kodulehele, kuhu olulisem osa internetist leiduvast infost üles panna. Kuid teie õnneks mitmesuguseid viiteid leiab siiski ka erinevatest juba avaldatud TTJA materjalidest. Kolmas samm ligipääsetavuse teekonnal on tänase olukorra kaardistamine. Sinu kui teenuse osutaja ülesanne on kaardistada enda e-poe ligipääsetavuse hetkeseis, selgitada välja, mida pead tegema uute nõuetega vastavuse saavutamiseks ning panema paika plaani selle eesmärgi saavutamiseks. Ligipääsetavuse hetkeseisu kaardistamine on sisuliselt nõuetele vastavuse hindamine ehk digiligipääsetavuse testimine ja sellest me räägime natuke täpsemalt ka webinari lõpus. Ja teise asjana toon siin taaskord välja ebaproportsionaalse koormuse erandi võimaluse. Ehk siis uute kohalduvate nõuete uurimisel hoia meeles ebaproportsionaalse koormuse erandi võimalust ning kahtluse korral hinda, kas sinu e-poe puhul on konkreetsete ligipääsetavusnõuete järgimine proportsionaalne või mitte. 4. samm ligipääsetavuse teekonnal on ligipääsetavus arendustsüklis. Sinu kui teenuse osutaja ülesanne on arvestada ligipääsetavusega iga uue lahenduse loomise või olemasoleva lahenduse parendamise arendustsükli faasis. Ja järgnevalt teengi lihtsustatud ülevaate ligipääsetavusest arendustsüklis. Esiteks, eelanalüüsis tuleb vastavus kohustuslikele ligipääsetavusnõuetele ära kirjeldada. Teiseks, arenduste ajaplaani tuleb planeerida ka ligipääsetavuse tagamiseks vajalikud arendused. Kolmandaks, lahenduse detailses analüüsis ja disainimises tuleb arvestada kohalduvate kohustuslike nõuete ja nendest tulenevate asjaoludega. Neljandaks, arenduses on oluline pidevalt järgida nõudeid ning nendest tulenevaid asjaolusid. Sealhulgas on vajalik kasutada ka erinevaid ligipääsetavuse kontrollimiseks mõeldud tööriistu ja teeke. Viiendaks, arenduse järgne testimine hõlmab ka põhjalikku ligipääsetavuse testimist. Ühtlasi on selle testimise tulemused sisendiks ligipääsetavusnõuetele vastavust selgitavale teabedokumendile. See on seesama webinari algul mainitud teabedokument, mis muu hulgas kirjeldab vastavust asjakohastele ligipääsetavusnõuetele. Ja kuuendaks, see teabedokument tuleb avaldada samal ajal, kui avaldatakse terve lahendus. Viies samm ligipääsetavuse teekonnal on tekstilised alternatiivid. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on teha mittetekstiline informatiivne sisu kättesaadavaks ka tekstilisel kujul.
Põhimõtteliselt tähendab see seda, et kogu info, mis on esitatud pildina, on kättesaadav ka muudel viisidel, ehk informatiivsetele piltidele ja ikoonidele tuleb lisada pildi allkirjad või alt-atribuudiga tekstilised kirjeldused. Visuaalsetel captchadel ehk roboti lõksudel peab olema tekstiline või heliline alternatiiv. Nuppudel või vormiväljadel on tekstiline kirjeldus ja nii edasi. Ühtlasi tähendab see ka seda, et dekoratiivsed pildid ja ikoonid ehk selline visuaalne sisu, mis ei anna edasi teavet, on varjatud tugitehnoloogiate, nagu näiteks ekraanilugejate jaoks. Slaidil on ka näide nõuetele mittevastavusest ehk informatiivsel pildil puudub asjakohane alttekst, mille tulemus on see, et ekraanilugeja kasutajal jääb teadmata sõnum, mida visuaaliga soovitakse edasi anda. Ja lisan veel, et alttekstid pole olulised mitte ainult erivajadusega inimestele, sest näiteks brauserid esitlevad alttekste, kui mingil põhjusel visuaalide kuvamine pole võimalik ning alttekstid aitavad kaasa ka otsingumootorites silma paistmisele. Kuues samm ligipääsetavuse teekonnal on audio ja videosisu. Ehk sinu kui teenuseosutaja ülesanne on luua audio ja videosisule alternatiivid. Vaegnägijate puhul on sobilikeks alternatiivideks helikirjeldus ja tekstiline sisukirjeldus. Helikirjeldus on videole peale loetav kirjeldus, kus räägitava vahel kirjeldatakse ekraanil nähtavat. Tekstiline sisukirjeldus on seesama audio või video sisu tekstilisel kujul, näiteks salvestise sisu käsikiri, ettekande märkmed, tekstiline tootekirjeldus e-poes video kõrval ja nii edasi. Vaegnägijatele tekstilist sisukirjeldust luues peab arvestama, et see peab olema tugitehnoloogiatele mõistetav. Näiteks ei ole mõistlik avaldada tekstilist sisukirjeldust sellise PDF-ina, mida ekraanilugejaga kuulata ei saa. Vaegkuuljate puhul on sobilikeks alternatiivideks vaegkuuljate subtiitrid ja juba mainitud tekstiline sisukirjeldus. Vaegkuuljate subtiitrid on heliliselt esitatud kõnet ja muud helilist teavet ekraanil sünkroonselt edasi andev visuaalne tekst. Ehk näiteks juhul, kui kahe inimese jutuajamise taustal on müra, mis häirib nende omavahelist vestlust, siis tuleb vaegkuuljate subtiitrites müra olemasolu ära märkida. Ja oluline on ka välja tuua, et igale videole ja helisalvestisele ei pea looma täispaketti kõigist mainitud alternatiividest. Hinda proportsionaalsust ja tee vaid nii palju, kui on mõistlik. Ja slaidil on ka näide nõuetele vastavusest, ehk videole on loodud vaegkuuljatele mõeldud ligipääsetav alternatiiv subtiitrite näol. Seitsmes samm ligipääsetavuse teekonnal on kohandatavus. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on vormistada sisu selliselt, et selle esitamise viisi muutes ei kahjustu selle struktuur ja edastatav teave. See punkt on väga tehniline, aga selle mõte seisneb selles, et erinevatele kasutajatele on sisu esitatud erinevalt ning sisu on võimalik nii vormistada, et seda saab esitada erinevatel viisidel. Näiteks üks konkreetne nõue antud teemal ütleb, et teave ja seosed, mida esitatakse visuaalselt, tuleb esitada ka tekstiliselt või tarkvaraliselt. Tarkvaraline esitamine tähendab teabe ja seoste kirjeldamist veebilehe lähtekoodis ja see tagab teabe ja seoste arusaadavuse
tugitehnoloogiatele. See nõue on väga laiahaardeline, aga lihtsalt näitena teile, et üks praktiline reegel, mis sellest tuleneb, on see, et juhul kui tavakasutajale on pealkirjana mõeldud fraas esitatud ka visuaalselt teistmoodi kui ülejäänud tekst, siis see tuleb märkida pealkirjaks ka veebilehe koodis, sest siis saab ka tugitehnoloogia kasutaja aru, et tegemist on pealkirjaga. Teine näide konkreetsest nõudest sel teemal on orientatsiooninõue, mille eesmärk on tagada, et veebi või äpi sisu saab kasutada nii püstises kui ka külje peal olevas asendis vastavalt kasutaja eelistustele. Ja slaidil on näide nõuetele mittevastavusest. Tugitehnoloogiate kasutajad navigeerivad veebis tihti pealkirjade järgi, näiteks liikudes pealkirjalt pealkirjale, ja vastuolulise pealkirjade struktuuri tõttu võib veebilehe sisu kasutajale segaseks jääda. Kaheksas samm ligipääsetavuse teekonnal on eristatavus, ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on eristada põhisisu taustast. Selle teemaga on seotud väga erinevad nõuded, aga kõik panustavad ühe eesmärgi saavutamisesse, milleks on muuta sisu tarbimine kasutajale kergeks. Mõned näited antud nõuetest. Esiteks, värv ei ole ainus visuaalne vahend, millega edastatakse teavet, osutatakse tegevusele, küsitakse reaktsiooni või eristatakse visuaalselt elemente. Reaktsiooni küsimine on näiteks täitmata jäänud kohustuslike vormiväljade markeerimine, osutamaks, et need on jäänud täitmata. Seega, kui ainus vahend, millega eristatakse täitmata kohustuslikku vormivälja, on punast värvi joon ümber välja, siis väga tõenäoliselt jääb see teave märkamata inimesele, kes näeb vaid musta, halli ja valget. Lahendus sellele probleemile seisneb selles, et värvile lisaks peab olema veel midagi, millega eristatakse visuaalset teavet. Teiseks, piisav kontrastsus. Hea teksti ning erinevate elementide kontrastsus vastu neid ümbritsevat tausta tagab kerge märgatavuse. Ja kolmandaks, reflow nõue, ehk kui vaegnägija peab sisu tarbimiseks seda suurendama, siis peab sisu olema piisavalt kohanduv, et seda tarbida mugavalt ühes tulbas. Ja slaidil on nõuetele mittevastavast kontrastsusest ka näide. Näiteks läbi kriipsutatud hinna kontrastsus vastu enda tausta on ainult 2,35:1 ja see ei vasta kontrastsusreeglitele. Tavateksti puhul peab suhe olema minimaalselt 4,5:1 ning suure teksti ja mittetekstiliste komponentide puhul 3:1. Jätkame siis 9. sammuga, milleks on ligipääsetavus klaviatuuri abil. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on teha funktsioonid kasutatavaks üksnes klaviatuuriga. Üksnes klaviatuuriga peab olema võimalik liikuda nuppude ja teiste interaktiivsete elementide vahel, kasutada veebi või äpi poolt pakutavaid funktsioone ja nii edasi. Ja slaidil on ka kuvatõmmis nõuetele mittevastavusest ning lisatud ka olukorra põhjalik kirjeldus. Ja tuues siin nüüd näiteks inimese, kelle käeline võimekus on piiratud ja kes soovib endale uusi jalatseid osta, võib öelda, et Sportlandi avaleht
on põhimõtteliselt tema jaoks kasutatav, aga kahtlemata on see tema jaoks ebamugav, et kasutaja saab küll liikuda ja ta näeb neid või ta tõenäoliselt suudab ka aru saada, millisel elemendil ta täpselt on, aga kuna ta visuaal on suures osas lihtsalt varjatud, et siis see tekitab tema jaoks ekstra peavalu. Kümnes samm ligipääsetavuse teekonnal on piisav aeg. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on anda kasutajale piisavalt aega sisu kasutamiseks ja selle lugemiseks. Selle teemaga on seotud 2 nõuet. Esimene ütleb, et sisust tulenevat ajalist piirangut peab olema võimalik välja lülitada või muuta või pikendada. Näiteks enne automaatselt välja logimist tuleb teatada, et kasutaja sessioon on aegumas ja pakkuda valikut jätkamiseks või välja logimiseks. Ja teine ütleb kokkuvõtlikult, et üldjuhul peab olema kasutajal võimalik peatada, panna pausile või peita liikuvat sisu. Teise nõude kohta on ka näide kuvatõmmisena slaidil. Eesti veebilehtedel, sealhulgas ka nende e-poodide veebilehtedel, millega ma esitlust ette valmistades tutvusin, kasutatakse tihti karusselli, mille liikumist pole kasutajal võimalik peatada, mistõttu ma toon seekord positiivse näite karussellist, mille liikumist on võimalik kasutajal peatada. Üheteistkümnes samm ligipääsetavuse teekonnal on navigeeritavus. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on tagada kasutajatele võimalused, mis aitavad navigeerida, sisu leida ja oma asukohta määrata. Selle ülesandega on seotud mitmesugused nõuded ja teen nendest üldistatud kokkuvõtte. Esiteks, veebilehtedele tuleb tekitada ülehüppamislink. See on üks esimesi linke päises, üldjuhul on see ka varjatud vaikimisi, et selle peale sa satud ainult siis, kui sa hakkad tab-nupuga liikuma. Ja selle funktsioon on see, et sellele klikkides läheb fookus otse põhisisuni ehk toimub nii-öelda hüpe üle sellest infost, mis asub alamlehe päises ja on sama kõikidel alamlehtedel. Teiseks, kasutajal on võimalik sama sisuni jõuda mitmel viisil. Näiteks on nõue vastav juhul, kui alamlehel olles leiab selle nii alamlehel olevast veebidomeeni otsingust kui ka alamlehel olevast veebidomeeni menüüst. Kolmandaks, arusaadavad tiitlid, lingid, pealkirjad, sildid ja nii edasi, ehk põhimõtteliselt iga informatiivse või konkreetse funktsiooniga elemendi puhul peab kasutaja aru saama selle eesmärgist. Ja neljandaks, üksnes klaviatuuri kasutavale inimesele on oluline intuitiivne fookustamine ja fookusstiil. Intuitiivne fookustamine tähendab seda, et liikudes tab-nupuga sisus ringi, liigub fookus kasutaja jaoks loogiliselt ja intuitiivselt. Ning fookusstiil on üldjuhul selgelt nähtav ümbrisioon fookuses oleva elemendi ümber ning see aitab näha, kus fookus paikneb. Ja slaidile tehtud näide nõuetele mittevastavusest on tehtud sellesama fookustamise ja fookusstiili teemal. Kaheteistkümnes samm ligipääsetavuse teekonnal on sisestusviisid
Ehk sinu kui teenuseosutaja ülesanne on teha enda e-keskkonna funktsioonid kasutatavaks ka teiste sisestusviisidega lisaks klaviatuurile. Taaskord üpris tehniline suunis, aga teen antud nõuetest lihtsustatud ja üldistatud kokkuvõtte. Esiteks, puutetundlikul ekraanil üldjuhul ühe puudutusega tegevused. Nõude eesmärk on tagada ligipääsetavus seda laadi füüsilise erivajadusega inimestele, kellel pole võimalik liigutada sõrme ekraanil konkreetset teekonda pidi või kellel pole võimalik teha tegevusi, mille jaoks on vaja mitut sõrme. Teiseks, kogemata aktiveeritud tegevuste tühistamine. Näiteks, kui me vajutame hiirega arvutis või sõrmega puutetundlikul ekraanil kogemata mingit nuppu, mida me aktiveerida ei soovi, ning liigume seejärel lahti laskmata nupu pealt ära, siis ei tohi seda lugeda nupu aktiveerimiseks. Kolmandaks, kasutajaliidese elemendi visuaalselt nähtav nimi kattub elemendi koodis oleva nimega. See aitab häälkäsklusi tarvitaval inimesel vastavaid kasutajaliidese elemente kasutada. Ja neljandaks, sisu kasutamine ei sõltu kasutaja võimest seadet või iseend liigutada. See tähendab seda, et funktsionaalsusi, mida tuleb aktiveerida näiteks seadme liigutamisega, nagu mobiili rakendamine, või kasutaja liigutustega, nagu kaamerasse lehvitamine, peab saama aktiveerida ka nii-öelda tavapäraste võimaluste, nagu näiteks vajutamine nupule abil. Ja slaidil on proovitud staatilise visuaali ning tekstilise kirjeldusega näidata, kuidas toimivad häälkäsklused. Kahjuks mul ei ole siin tehtud sellist Facebooki või YouTube'i stiilis short videot. Aga liigume edasi. 13. samm ligipääsetavuse teekonnal on loetavus. Ehk sinu kui teenuseosutaja ülesanne on fikseerida sisukeel koodis. See tagab selle, et tugitehnoloogiad on võimelised vastava keele eripäradega korrektselt toime tulema. Peamine tugitehnoloogia, millest me siin räägime, on ekraanilugejad ning neile on see oluline, sest siis teab ekraanilugeja vastavat sisu lugema hakates, milliseid hääldusreegleid ja nii edasi ta kasutama peab. Igal keelel on omaenda täpne keeletäis, eesti keelel näiteks ET ja inglise keelel EN. See on oluline, sest kui täpselt täist ei kasutata, siis on tulemus täpselt sama, kui jätta keel koodis fikseerimata. Ja slaidil näebki näidet sellest olukorrast, kus veebilehel on vale keeletäis. Neljateistkümnes samm ligipääsetavuse teekonnal on ettearvatavus. Ehk sinu kui teenuseosutaja ülesanne on teha veebi või äpi sisu ja toimimine ettearvatavaks. See ülesanne on kokkuvõetav kahte reeglisse. Esiteks, elemendi või sisestusvälja fookustamisel ei tohi toimuda olulist ja ootamatut muutust. Näiteks, kasutaja täidab küsimustikku ja on küsimuse, kas sa soovid midagi lisada, juures. Küsimuse all on kaks vastust, märkeruut jah, millele järgneb märkeruut ei. Esimene vastus, millele fookustatakse tääbnupuga liikudes, on sellisel juhul jah. Juhul kui kasutaja jõuab fookusega jah vastuseni ja selle peale avaneb automaatselt
lisalahter, kuhu kirjutada lisainfo, siis see olukord ei ole kooskõlas ligipääsetavusnõuetega. Korrektne on nii, et kasutaja jõuab tääbnupuga navigeerides fookusega jah vastuseni ning kui ta soovib lisainfot anda, siis ta vajutab jah peal olles Enter nupule. Ja teiseks, navigatsiooni ja sama funktsiooniga elemendid peavad olema läbivalt ühtsed. See tähendab seda, et näiteks alamlehelt alamlehele korduva veebidomeeni menüü ülesehitus on läbivalt samasugune ning otsingulahter iga alamlehe päises on nimetatud igal alamlehel ühtemoodi ja nii edasi. Ja slaidil olev näide on mittevastavus teisele reeglile. Viieteistkümnes samm ligipääsetavuse teekonnal on sisestusabi. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on aidata kasutajatel vigu vältida ja parandada. Selle teemaga seotud nõuded on tegelikult üpris lihtsad. Esiteks, vormiväljade juures peavad olema arusaadavad selgitused, mis sisendit sinna oodatakse. Teiseks, kui kasutaja teeb vea, peab olema vigane väli teistest väljadest eristatud ning selle juures peab olema tekstiline veateade, mis sisaldab ka soovitust selle parandamiseks. Kolmandaks, vormide, mille ärasaatmisel on õiguslikud või finantsilised tagajärjed, ärasaatmine peab olema tagasivõetav või kasutajal peab olema võimalik sisendis olevaid vigu tuvastada ja parandada või peab olemas olema mehhanism, mis lubab sisendi kinnitada enne selle lõplikku ärasaatmist. Ning selle teema näide sellel slaidil on üks väga eeskujulik veateade. 16. samm ligipääsetavuse teekonnal on ühilduvus. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on tagada võimalikult suur ühilduvus tugitehnoloogiatega. Ja selle ülesande alt toon välja 2 nõuet. Esiteks, erinevatel kasutajaliidese elementidel nagu lingid, sisestusväljad, nupud, ikoonid, kalender kuupäeva valimiseks ja nii edasi, peab olema tugitehnoloogiale mõistetav nimi, roll ja väärtus. Näiteks peab ekraanilugeja mõistma, et tegemist on märgistatud liituudiskirjaga klikitava lahtriga. Ja nõude eesmärk väga lühidalt kokku võttes on tagada, et kasutajaliidese elemendid on tugitehnoloogiatega sama kasutatavad, nagu need on kasutatavad ilma tugitehnoloogiateta. Ja teine, kasutaja saab oleku muudatustest teada ilma neid fookusesse võtmata. Oleku muutused on näiteks teated otsingu tulemuste kohta, veateated, teade vastusest vestlusaknas ja nii edasi ning need peavad saama ekraanilugeja kasutajale teatavaks automaatselt ehk ilma selleta, et kasutaja kuidagi ise fookust liigutab ja proovib aimata, kas kuskil on toimunud mingi oluline oleku muutus või mitte. Ja slaidil olev näide ongi olukorrast, kus kasutajale ei antud otsingu tulemustest teada. Et siin on näha siis vasakul pool
kogu see tekst, mille ekraanilugeja ette luges, kui ma sooritasin üpris lihtsalt ülesannet, proovides otsida e-poest konkreetset toodet ja kogu see info, mis ekraanilugeja siis mulle ette luges, on ka siin kõrval nähtav. Aga edasi minnes mitte 16, vaid juba 17. samm ligipääsetavuse teekonnal on dokumendid. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on teha mitteveebilised dokumendid ligipääsetavaks. Mitteveebilised dokumendid on näiteks PDF-failid ja Microsoft Office'i dokumendid. Neile kohaldub samuti eelviidatud Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standard ning vastavad nõuded on analoogsed äsja räägitud veebide ja äppide nõuetega. Ehk siis kasuta stiile ja laade, esita pealkirjad, lingid, nimekirjad, tabelid korrastatult, lisa alt tekstid, taga nõuetele vastav kontrastsus ning kasuta korrektseid tiitleid ja pealkirju, mis kirjeldavad teemat või otstarvet. Ja üks parimaid juhendeid, mida mina ise kasutan ja soovitan mitteveebiliste dokumentide ligipääsetavuse osas, on WebAIM-i Word and PowerPoint Accessibility Evaluation Checklist. Kaheksateistkümnes samm ligipääsetavuse teekonnal on vähetõenäolised olukorrad. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on kontrollida, kas sinu veebis või äpis esineb mõni vähetõenäoline olukord ning vajadusel tuleb ka selle ligipääsetavusega tegeleda. Standard kehtestab nõuded muuhulgas biomeetrilisele identifitseerimisele, videokõnedele, haigushooge tekitavale sisule, digitaalse sisu loomeinstrumentidele, see on põhimõtteliselt näiteks WordPressi haldusliides, aga sina ei ole antud haldusliidese teenuse osutaja, aga lihtsalt näide, mis on nii-öelda see loomeinstrument ehk siis inglise keeles authoring tool. Ning slaidil on ka ühe vastava nõude kohta näide toodud, et see näide on üks enim levinumaid näiteid, et juhul kui on veebilehe sisse ehitatud erivajadustega inimestele mõeldud funktsioon ja see on neil ka kuskil seal veebilehel nii-öelda dokumenteerituna esitatud, näiteks kui sinu e-poel on antud ligipääsetavuse teabedokument ja seal on kirjas, et meil on võimalik sisse lülitada kõrgkontrastne vaade, et siis tuleb tagada, et see kasutaja teekond selle funktsionaalsuseni arvestab vastava erivajadusega. Konkreetsel juhul siis peab olema ka see kasutaja teekond natuke kontrastsem, kui on üldine vaikimisi kontrastsus ja nagu me näeme slaidilt, siis tartu.ee lehel on see nõue täidetud. 19. samm on teave. E-poe ülesanne on tagada siis vastavus teabe esitamise nõuetele ja avaldada teabedokument. Ja see on siis meeldetuletus webinari algul räägitud juriidilistest sätetest. Ehk pärast seda, kui teenus on ligipääsetavaks muudetud, pead sa kontrollima, et esitatav teave on põhjalik ja ligipääsetav ning et on avaldatud nimetatud teabedokument, mis kirjeldab teenust, selle töö põhimõtteid ja vastavust nõuetele. Slaidil on ka näide siis avaliku sektori ligipääsetavuse teatisest, et see on suhteliselt sarnane sellele nii-öelda teabedokumendile, aga seda päris üks-ühele üle võtta ei saa, sest need nõuded nendele kahele dokumendi liigile on erinevad, aga kui tutvuda nende tänaste avaliku sektori ligipääsetavuse teatistega, et siis võib natuke aimu saada, mis see teabedokument endast kujutab ja kindlasti
varem või hiljem tekib ka TTJA-l mingisugune juhendmaterjal selle teabedokumendi koostamiseks. Ja 20. samm ligipääsetavuse teekonnal on kasutajate tagasiside. Ehk sinu kui teenuse osutaja ülesanne on kuulata pidevalt kasutajate tagasisidet ja seda arvesse võtta. Kasutajate tagasisidel on 2 suurt kasutegurit. Esiteks, sellega arvestamine aitab ennetada suuremaid ligipääsetavuse muresid. Ja teiseks, autentne kasutajakogemus garanteerib, et ligipääsetavusnõudeid järgiv lahendus ka päriselt kasutajatele väärtust loob ja neile meeldib. Et kuvatõmmis slaidil räägib ühest koolitusest, mida siis Eesti Puuetega Inimeste Koja egiidi all Coop Pangas korraldati, aga väga selline praktiline näide kasutajate kaasamisest ongi see, et kui sa oled uue lahenduse prototüübi valmis teinud, et siis sa kutsudki sinna vaegnägija, vaegkuulja, füüsilise erivajadusega inimese, kognitiivse erivajadusega inimese, aga samas ka erivajadusteta inimese ja lased neil seda kasutaja teekonda seal testida, seda lahendust testida ja vaadata, et mis on need praktilised siis leiud nende kasutaja teekonna läbimistest ja siis nende ülesannete täitmisest. Ja viisakas ja korrektne on ka siis väikene sihuke tänu kasutajatele sellest anda, et on see siis sinu e-poe kinkekaart või midagi sellist. Ja nagu lubatud, siis lõpetuseks ka mõni sõna ligipääsetavuse testimise teemal. Ja üldpunktid ligipääsetavuse testimisest on järgmised. Esiteks, ammendava pildi ligipääsetavusest annab testimine vastu kõiki kohalduvaid nõudeid. Kuigi see on ressursimahukas, siis on seda kindlasti vaja teha näiteks olemasolevatele lahendustele arenduste planeerimisel. Teiseks on nõuete järjekord põhjalikus testimises täiesti teistsugune kui standardis. Peamiselt on see nii tõttu, et standardis kõrvuti asuvate nõuete vastavuse testimiseks vajalik metoodika võib olla erinev. Kolmandaks, testide metoodika võib samuti varieeruda. See tähendab seda, et ei ole ühte õiget metoodikat, millega konkreetset nõuet testida, vaid ühe nõude vastavuse kontrollimiseks võib olla kasutusel mitu alternatiivset metoodikat. Ja seetõttu on oluline ka teada, mis on nõude eesmärk ja kas sellele nõudele on lisatud üldtunnustatud näited, millal nõue on vastav või mitte vastav. Neljandaks, suure osa nõuete testimiseks ei ole vaja spetsiifilist metoodikat. Näiteks visuaalse vaatluse ja mõne kerge liigutusega saab testida seda, kas kasutaja saab liikuvat sisu peatada, kas veebilehe koodi on lisatud keeletähis, kas veeb on kasutatav, kui suurendada ehk zoomida veebilehitsejat, kas vormiväljade nimetused on mõistetavad ja nii edasi. Ja viiendaks, ligipääsetavust testiv veebi või äpi peakasutaja on lisandväärtus tema tööandjale. Nimelt tuleb üpris tihti enam-vähem kogu tehniline külg asutuse või ettevõtte digikeskkondadest väljaspoolt maja ning majas sees puutub teemaga põhjalikumalt kokku ainult sisu toimetaja, veebihaldur, peakasutaja või muu sellise ametinimetusega inimene. Kui nüüd tekib olukord, kus näiteks mõni klient või TTJA kui järelevalvet teostav asutus viitab, et mõni ligipääsetavuse mittevastavus on korda vaja teha, siis käib põhiline suhtlus nii, et asutus või ettevõte ei oska
suurt kaasa rääkida ning päeva lõpuks võib lahendus olla selline, mis rahuldab klienti ja tehnilist partnerit, aga ei sobi asutusele või ettevõttele endale. Ja seega, kuna peakasutaja puutub digiligipääsetavusega niikuinii kokku, on see tema võimalus olla enda tiimis digiligipääsetavuse ekspert. Ja nüüd mõnest tööriistast, alustame siis sellest, mis me näeme kuva tõmmisel, et see on TTJA kasutatav hindamisvorm kõikide nõuete testimiseks, ehk see niinimetatud põhjalik testimine. See on hetkel meil Exceli tabelina ja ei ole mugav kasutada, aga meil on hetkel ka plaanis arendada siis selle asemele veebipõhine hindamisvorm, mis on siis kasutajasõbralikum. Ja senimaani oleme valmis aitama kõiki, kes tahavad enda veebi ligipääsetavust testida, ja soovivad selleks kasutada meie TTJA hindamisvormi, et saame teha konsultatsioone, võime teha selliseid töötubasid, kus me kõik arvuti taga istume ja proovime praktiliselt seda hindamisvormi täita ja nii edasi. Järgmiseks on automaattestid, et automaattestid testivad üldjuhul vastu WCAG kriteeriumeid, kuid nad ei testi kõiki WCAG kriteeriumeid, vaid ainult mingit osa sellest. Üldiselt on automaattestid kergelt kasutatavad ja õpetlikud, aga teiselt poolt võivad tihti nende testide tulemused olla valed. Näiteks siis, kui nad näitavad kontrastsusprobleemi seal, kus seda ei ole. Automaatteste on sobilik kasutada jooksvates töödes. Näiteks saavad sisutoimetajad jooksvalt kasutada automaatteste, testimaks sisu ligipääsetavust, aga ka andmaks tagasisidet enda veebi arendajatele, näiteks juhul, kui automaattest näitab tehnilisi probleeme. Ja DevTools, Wave, SiteImprove on näiteks tööriistad, mille saab igaüks lisada enda brauseri laienduseks. Ja kõige olulisem on automaattestide puhul teada, et tegemist ei ole nii-öelda võluvitsaga, sest enamikku puudujääke nad ei tuvasta ja autoriteetse pildi saamiseks on vaja teha ka manuaalseid teste. Paar slaidi veel. Räägime siis klaviatuuriga testimisest. Klaviatuuriga testimine on väga oluline, sest see näitab ära mitmeid ligipääsetavuse puudujääke. Vast kõige olulisem nendest on küsimus, kas kogu lehe funktsionaalsus on võimalik kasutada üksnes klaviatuuriga. Oluline on teada, et ka mobiilirakendusi tuleb testida klaviatuuriga. Ja kõige olulisem klaviatuuriga liikumisel on juba mainitud tab-nupp, millega peab saama liikuda iga interaktiivse elemendina ning liikumine peab olema fookusstiili abil. Teiseks on Enter. Näiteks, kui ma olen tabiga navigeerinud kuhugi lingi peale, siis seda aktiveerides ehk sellele Enteriga klikkides peab mulle see link avanema. Kolmandaks, Spacebari ehk tühikuklahviga peab saama samuti aktiveerida nuppe ja märkeruute. Edasi, nooltega peab saama vahetada raadionuppe ja navigeerida valikukasti valikutes. Ning viimaks, S-klahv peab toimuma klahvina, millega me sulgeme erinevaid modaale. Ja viimane tööriist, millest me räägime, on siis ekraanilugejad. Ekraanilugejaid on mitmeid, 4 põhilist arvutites on JAWS, NVDA, VoiceOver Narrator. JAWS on Windowsile installitav tasuline ekraanilugeja. NVDA on tasuta ehk vabavaraline Windowsile installitav ekraanilugeja. Narrator on Windowsisse sisse ehitatud ekraanilugeja
ning VoiceOver on Apple'isse sisse ehitatud ekraanilugeja ja need näited, mis ma siin varem teile tegin, olid tehtud NVDA-ga, aga näiteks meil on olemas ka Mac, millega me saame testida näiteks VoiceOverit. Siis telefonide puhul on ekraanilugejateks kaks põhilist VoiceOver ja TalkBack. VoiceOver on iOS-i nutitelefonide ekraanilugejaks ning Android telefonidel on ekraanilugejaks TalkBack. Ja enne ekraanilugejaga testimist on kindlasti vajalik seda õppida ja see vastavalt ka seadistada. Nagu te juba märkasite, olen mina näiteks aktiveerinud tekstikuva, millega ma näen, mida ekraanilugeja mulle ette ütleb. Lisaks olen ma seadistanud ka näitama mulle ekraanil seda kohta, mis mulle ette loetakse. Ühtlasi olen ma seadistanud ekraanilugeja häälduse eestikeelseks. Ma olen seadistanud seda, kui kiirelt ekraanilugeja mulle asju ette loeb ja nii edasi. Ja kaks head allikat, kus ma soovitan otsida materjale, mida kasutada ekraanilugejate õppimisel, on WebAIM-i ja TQ vastavad juhendid. Ja tänan kuulamast, et saame siis vaadata küsimusi. Ma vaatan, et chatis praegu ei ole ühtegi avalikku küsimust, aga võib siis minu poolest mikrofoni avada ning suuliselt küsida ja nägin, et chati ilmus küsimus. Kristjan küsib, kas seda presentatsiooni on võimalik saada kusagilt ka kätte? Jah, ma saadan selle presentatsiooni siis pärast Tõnule, kes seda kõigi teiega jagab. Ja, ka tänast salvestust on võimalik järele vaadata. Panen üles selle liidu lehele ainult liikmetele sektsiooni. Kindlasti pärast paneme ka selle kas presentatsiooni või need 20 punkti üles selle kodulehele ja saab ka jagada meili teel ja uudiskirjas ja muud moodi. Helen küsib, kui palju Baltikumis erinevad LPS-id? Mina ei ole seda võrdlust teinud, ma võin jagada ühte materjali, kus on mul lingid Põhjala ja Baltikumi riikide nendele seadustele, aga jah, ma ise ei ole seda võrdlust teinud. Nii palju, kui mina olen aru saanud, siis kuna ta on Euroopa Liidu ju ülene, mitte Eesti põhine, et ei ole minu teada enamus riigid üldse mingit erisusi teinud, et üldine põhimõte on ju sama igal pool Euroopa Liidus, eks ole, Harri? Jah, see miinimumtase väga siis lihtsalt öeldes on see sama EN 301-549 standard, aga siin võivad need erisused ikkagi kuskil tekkida, et näiteks täiesti reguleerimata valdkond on nii-öelda lihtne keel, ehk siis nõuded, mis aitavad kognitiivse erivajadusega inimesi ja mõned riigid on võib-olla mõelnud siis seda, et peaksid olema alternatiivid nii-öelda lihtsas keeles, eks ju. Ma ei tea, kas see päriselt nii on, see lihtsalt nagu näide, mis ma teile toon. Lisaks on ka järelevalves erisusi, et see sama Baltikumi puhul on siuke huvitav fakt, et kui Eestis on kogu järelevalve koondatud ainult TTJA-sse, siis vähemalt möödunud sügisese seisuga oli Lätis 7 järelevalveasutust, mis hakkab LPS-i üle järelevalvet tegema. Jah, see on küll tõsi, et riikides on väga erinev järelevalve tase, et mõnes riigis kontrollitakse palju hullemini, mõnes üldse mitte, et nii ta on. Et paar inimest on nüüd tänasega koolituse käigus minu käest küsinud ja mõned meilid on saabunud tegelikult päris palju juba, et see kõik on ikkagi nii segane ja kuidas alustada, siis tegelikult ega siin head muud lahendust ei olegi, kui tuleb see lihtsalt kätte võtta. Inimene, kes e-poe eest sinu ettevõttes vastutab, peab tegelikult lihtsalt paar päeva vähemalt selle jaoks aega võtma, tasub see salvestus uuesti
üle vaadata WCAG reeglid, läbi lugeda. Ma olen ise seda teinud ja siis mingist hetkest tekib tegelikult see tunnetus, et mida peab tegema ja tegelikult see, mida siis TTJA-ga oleme nüüd koostanud, seesama 20 punkti, et need siis ette võtta ja sealt lihtsalt pusima hakata, aga ei olegi midagi muud teha, kui siis tuleb arendajale. Ega arendajad on samas seisus, nad enamus ju ei tea rohkem kui praegu kõik ka kuulajad siin, et tuleb siis lihtsalt võtta nende punktide järgi ja hakata vaatama. Aga hea point on tegelikult võtta mõni tööriist, mida ka Harri siin soovitas, et selle tööriistaga lasta endal leht üle, et sealt leiab ka neid bugisid päris palju üles, aga ega seal muud soovitust ja lahendust ei olegi, kui tuleb lihtsalt otsast pusima hakata. Ja ma soovitan küll selle vähemalt sügisel ette võtta, sest järgmise aasta suvest peab olema see juba tehtud, et kasvõi järgmiste arendusplaanidega, mis nüüd aasta jooksul on, et kuskilt peale hakata midagi, et väga paljud on ju tegelikult punktid olid seal selles mõttes siuksed lihtsad või elementaarsed, et kui nüüd hind maha kriipsutada, et ta ei jääks liiga heleda tooniga ja fondid suuremaks ja pildi allkirjad, et oleksid korrektselt loetavad ja muud. Harri, mul endal üks küsimus, et seal TradeHouse'i slaidi näite puhul oli see, et oli pakkumine ja all oli tasuta transport, et hea tava on see, et ei oleks kahte sõnumit, aga mina ei saanud sellest päris täpselt aru, et üks asi on hea tava, aga kas see ei lähe ju kuidagi määrusega vastuollu, et sul ei või olla kahte või mitut erinevat sõnumit, sest mis e-poode puudutab, siis väga paljudes e-poodides on läbivalt, et ostad alates 50 euro ja siis saad mingisugune näiteks tasuda saatmise ja nii edasi, et neid sõnumeid on ju palju, et. See TradeHouse'i näide oli pigem soovituslik. Ei, pigem on nagu selles, et sa võid neid sõnumeid niiviisi panna nagu ise nagu tahad ja niiviisi, aga asi nagu konkreetne asi, mis siin on see, et luger ei loe seda siis? Kui see luger nagu loeb seda, et lugeri jaoks on vaja esitada see pealkirjade struktuur loogiliselt, et kui võtta nagu nii-öelda see koodivaade siit lahti, siis sellele H1, eks see tähendab esimese taseme pealkirjale astu klubisse ja võida auto, järgneb kohe nagu 4. taseme pealkiri, aga korrektne, et korrektne on see, et seal peaks olema nagu 2. taseme pealkiri. Et see on nagu see, kus on see vastuolu antud nõudega. Aga Tõnu, ma vaatan, et siin on päris küsimusi. Just. Ja, et lähme siis, Maarjus küsib, kas peale Veebeami tööriistade on veel mõnda tööriista, mis aitab lahendada veebi ligipääsetavust. Pean silmas valmis lahendust, mis on lihtsalt integreeritav veebisaidile. Neid tööriistasid on mitmeid, nagu ma tõin ka näiteks on see SiteImprove'i brauseri laiendus, XDevToolsi brauseri laiendus, millega sa saad testida nagu selliseid lihtsamaid ligipääsetavusnõudeid, aga konkreetne küsimus siis nende nii-öelda valmis lahendustest, mis on lihtsalt integreeritav veebisaidile, neid nimetatakse accessibility overlaydeks ja need ei ole sellised, mida nagu soovitada, sellepärast et nii kasutajad, see ei ole siuke Eestis ei ole see suureks probleemiks tulnud, sest Eestis neid kasutatakse, ma tean vist ainult ühte näidet, kus on see kasutusel, aga nagu rahvusvahelisel tasandil on nii kasutajate poolt, kasutajate esindusorganisatsioonide kui ka siis ligipääsetusekspertide poolt on tulnud nagu see ametlikud avaldused, et need accessibility overlaid, et nemad nagu hoopis halvendavad seda ligipääsetavust ja et see ei ole nagu üldse tee, kuhu minna või see on nagu meetod, mida üldse nagu kasutada. Teine küsimus on Kerti poolt, kas on teada, mis on peamised olulisemad standardite erinevused WCAG-ga, et kui nüüd üritada WCAG järgi maksimaalselt korda teha, siis kas selle teise standardi järgi jäävad mingid väga olulised asjad tegemata. Need erinevused on teada, et kui te märkasite, ma viitasin enda slaidi esitluses, mul oli iga slaidil on nii-öelda see allikas, et üks peamine viide või peamine allikas, mida ma kasutasin, on see TTJA videokoolituse 3. osa, mis räägib nõuetest, seal
nõuete koolituses on täpselt välja toodud, mis on need WCAG-le tuginevad nõuded ja mis on need WCAG välised nõuded, aga seda ma küll ei oska öelda, et kui sa teed WCAG järgi enda lehe korda, et kas siis jääb midagi olulist tegemata, sellepärast et iga veebileht on erinev ja igat veebilehte tuleb nagu vaadata nii-öelda rätseplahendusena ja seda peab nagu ise analüüsima. Et kui sa teed ainult WCAG põhiselt selle korda, et kas sul jääb mingisugune muu oluline nõue seal täitmata. Ja nagu ma tõin ka näite sellest Tartu veebilehest, et seal nendest WCAG välistest nõuetest on ka ikkagi selliseid olulisi nõudeid, mida ikkagi tuleb järgida. Selfet annab natukene täpsemat selgitust WCAG-le, et olles ise need mõlemad läbi töötanud, mina julgeks öelda 99,9%, et kui sa WCAG järgi väga korrektselt enda veebilehe korda teed, siis TTJA-l ei ole ilmselt etteheiteid. Võivad tekkida nad nagunii, sest kui midagi jääb tegemata, aga nad on üldiselt suhteliselt olemuslikult midagi sealt nagu puudu ei ole. Lihtsalt see LPS seletab natukene paremini neid põhimõtteid võib-olla lahti, oleks minu arvamus praegu. Aga jah. Ja selles mõttes tõesti, et see põhituum tuleb küll WCAG-st, aga ma ei taha anda seda sõnumit, et tehke ainult WCAG järgi korda, et kuna kohustuslik standard on ikkagi see EN 301-549, siis tuleb vaadata ikkagi selle nõudeid ja selle järgi nagu aru saada, et kas kõik olulised asjad on tehtud või tegemata. Aga lähme edasi, meil on 7 minutit veel jäänud, et Piret küsib, palju selline asi WordPressi e-poele ja Magneto poele maksma võiks minna. Mulle tundub, et väikesed e-poed ei saa sellise asjaga hakkama. See ongi nüüd seesama ebaproportsionaalse koormuse küsimus, et taaskord siin ei ole nagu ühte vastust kõikidele e-poodidele ja see ongi nüüd see, et e-poe omanikud ja nii-öelda teenuse osutajad seaduse vaates, et tuleb natuke töötada nende nõuetega ja vaadata, kas tekib ebaproportsionaalne koormus ja kui tekib, et siis on võimalik nii-öelda see ära tõestada ja jätta kõik need nõuded siis täitmata, mis tekitavad ebaproportsionaalset koormust. Maris küsib, kas on ka mõni hea leht soovitada, kus kõik toimib eeskujulikult. Kahjuks ei ole, et sellist ühte head näidist lehte, aga mina näiteks, kui ma olen proovinud leida mingisuguseid näiteid, mida ma kuskilt mujalt ei leia, et siis ma lähen tegelikult sellele samale Veebeimi lehele ja ma olen Veebeimi lehelt saanud mingisuguseid näiteid, selliseid nii-öelda haruldasi näiteid. Annika küsib, toodetega on tihti kaasas manuaalid, videod, mis ei vasta nõuetele ja ei ole e-poe loodud. Kas selliste materjalide näitamine on keelatud? Konkreetne seadusest tulenev nõue oli see, et kui see manuaal ja video on ligipääsetav ja see on kaasa antud, et siis see tuleb nagu avaldada, aga ma ei oska 100% kindlalt vastust öelda, et ma pean täpselt seadust lugema, aga minu hinnangul ei ole proportsionaalne jätta näitamata ligipääsmatu materjal. Et me võime selle küsimusega niiviisi edasi tegeleda, et kui te näiteks saadate selle mulle meili peale, et siis ma võin täpsemalt analüüsida, et kuidas sellises olukorras täituda. Marit küsib, e-poed on tihtipeale mitmekeelsed, kas räägitud 20 sammu kohalduvad ka näiteks ruu- ja inglehtedele, ekraani lugemine, alttekst ja nii edasi, ehk näiteks eestikeelsel lehel on kõik standarditele vastav, aga vene ja või ingliskeelsel lehel ei ole. Tõepoolest, need nõuded ja need 20 sammu rakenduvad igas keeles olevale lehele ja
ja siin on võib-olla see soovitus, seesama proportsionaalsuse hindamine, et kui te nagu mõtlete kogu selle ressursi peale, mis sinna lehe ligipääsetavaks muutmisele läheb, et siis tulebki kaaluda nõuete rakendamise proportsionaalsust. Margusel on väga hea küsimus. Ja, et kas ma saan õigesti aru, et kui on väike veebipood ühe töötajaga alla 100 000 aasta käibega, siis ei ole kohustus kõiki neid nõudeid täita, et see on seesama mikroettevõtjate erand, et kui sa lähed selle mikroettevõtjate erandi alla, et siis sa ei pea LPS-i nõudeid täitma. Kas see oli 100 000 käive, mis Eestis rakendub? See oli 2 miljonit aastakäive ja bilansi maht ja alla 10 töötaja, ehk see tähendab, et Marguse näide Läheb sinna alla, et kui sul on alla 10 see tähendab, et kas mõlemad peavad olema täidetud või? Et alla 10 töötaja ja alla 2 miljoni? Ja, mõlemad peavad olema täidetud, et alla 10 töötaja. Alla 10 töötaja ja alla 2 miljoni aasta käive, siis tegelikult ei pea sellest lähtuma. Täpselt, jah. Nii, Eeva küsib, palun tooge 1-2 head näidet Eesti turult, et kahjuks ei ole neid näiteid, sest et kui ma ka tutvusin selle nende e-poodidega, mis ma oli kokku lepitud, et näiteid toon, et siis ma ei leidnud sealt ka sellist, mida täpselt nagu esile tuua. Et praegu jah, ei oska nagu sellist hea ligipääsetavusega Eesti e-poodi teile näiteks tuua. Kas TTJA on e-poodidega leebe alates järgmisest juunist? Pean silmas just seda, et avalikule sektorile kehtib juba ju ligipääsetavuse nõuded 2 aastat, et tegelikult ministeeriumid, kuhu ka TTJA allub ja muud, et majandus- ja rahandusministeeriumid, et on alles ennast viimase 3-4 kuu jooksul korda teinud, et veel eelmine aasta lõpuski ei olnud ükski riigiasutuse leht ligipääsetav. Et tegelikult nagu 1,5 aastat eirati neid nõudeid, eks ju, et ma loodan, et siis meiega ollakse ka mõistvad esialgu. Probleem oli lihtsalt selles, et avatult öeldes selle avaliku sektori regulatsiooni rakendamine hilines Eestis ja seetõttu on need nagu tulemused hakanud viimasel ajal rohkem nagu esile tõusma, et LPS-i puhul see ei ole päris paralleelne näide, sellepärast et LPS-i rakendamisega me juba täna tegeleme aktiivselt, aga e-poodidega oleme muidugi leebe, et juhul, kui me näeme seda tahet ja soovi nagu lahendusi leida, et ligipääsetavus on õnneks selline valdkond, kus sa ei pea nagu nui neljaks ühte konkreetset lahendust rakendama, et seal on võimalik loominguliselt läheneda, seal on eesmärk on see, et asjad oleksid kasutatavad erivajadustega inimestele ja sul on võimalik mitmesuguseid nii-öelda ligipääsetavaid alternatiive rakendada ja et nagu öeldud, peaasi on see, et kui e-poed on lahendusele orienteeritud, et siis me leiame sellise lahenduse, mis sobib nii e-poele, kasutajale kui ka meile ehk siis järelevalvele. Ma ühest küljest saan täitsa aru sellest, et sellest määruse nagu olemusest ja teisest küljest Pimedate Liiduga me üritasime kaardistada, kui palju Baltikumis sihukest inimesi on, et siis tegelikult saime, et üle 100 000 inimese on Baltikumis, kes on vaegnägijad, kuuljad, motoorikahäiretega, kes tegelikult võiksid olla potentsiaalne sihtgrupp, et siin on võimalik ka võib-olla täitsa kasu lõigata. Aga teisest küljest jällegi tekib paljudel ka see küsimus, et kas näiteks Klikk, kes oli ka täna näitena, et nad peavad e-poe tegema ligipääsetavus, samas on neil 20 füüsilist poodi, et sama inimene, vaegnägija kas või läheb füüsilisse poodi, ta ei näe neid silte lugeda, ta ei saa kuskilt ratastooliga ülevalt riiulist ka kätte, et miks nagu füüsilises poes, mitte et ma tahaks nüüd seda, et ka füüsilisse tuleks, eks ju, aga miks just e-poed, miks mitte füüsilised poed, et seal liigub ju rohkem raha ja käivet ja muud, et. Füüsilise ligipääsetavuse osas kehtivad ka Eestis omaette
regulatsioonid, need on määrused 28, määrus 14, aga ma ei ole täpselt kursis. Aga neid ei kontrollita põhimõtteliselt, et kehtivad küll, on ju, aga enamus ju füüsilises poes, et ega isegi hea nägevuse korral sa väga tihti seda hinnasilti välja ei loe, on ju, või lisainfo puudub, No ja sellele ma nüüd konkreetselt jään küll vastuse võlgu, et siin tuleks nagu, et isiklikult ma võin arvata mida iganes, aga tegelikult see on nüüd rohkem küsimus nii-öelda seaduseandjale, kes neid õigusakte kehtestab ja neid norme kehtestab. Nii et. Ja Silver kirjutab ka väga toreda arvamused. Jah, aga võiks võtta sellise seisukoha, et mitte otsida põhjuseid nõuete mitte täitmiseks, vaid näha võimalust uute klientide lisandumise näol, et täpselt nagu öeldud, et see esimese sammuna, et päeva lõpuks taandub kõik meie mõtteviisile. Üks rõivamüüja paar kuud tagasi ütles mulle Eesti Kaupmees, et tegelikult kui me teeksime väga hästi ennast ligipääsetavaks, ka reklaamiks seda ka teatud Facebooki gruppides või kas või mingite liitude kaudu, et kas või näiteks Pimedate Liidu kaudu ja nii edasi, eks ju, et nad järsku avastasid, et tegelikult võiksid saada 20 000 potentsiaalset klienti üle Baltikumi, et kui nendest kas või mingi 1 või 2% ostaks, oleks täitsa oluline käibekasv, et selles mõttes ma olen täitsa Silveriga nõus, et ega siin pääsu ei ole, kuna see on kehtestatud nagunii, ja nagunii tuleb seda täita, et siis pigem võimalusena seda näha, et olenevalt mida sa müüd, aga täitsa kindlasti on võimalik siin uusi kliente saada. Ja muidugi üks asi ka, mis meelde jätta, on see, et kui on alla 10 töötaja ja alla 2 miljoni käive, et siis nii-öelda võib pääseda sellest ligipääsetavusest, aga vaatamata sellele, et kui isegi selle peale nagu minna väikse e-poena, tasub ikkagi oma arendustes järgmises etappides võtta see eesmärgiks, et pildid oleksid allkirjastatud ja tekstid oleksid loetavad, et seda kõike saab ka uute toodete sisestamisega teha, et ikkagi võiks nagu juhinduda sellest tulevikuvaateski, ma arvan. Tahad sa, Harri, midagi veel ise lisada? Ega muud ei olegi, et selles mõttes nagu öeldud, soovime olla abiks teile kõikidele ja mu meiliaadress on näha, mu telefoninumber on näha, et võib ka otse ühendust võtta ja et eesmärk on nagu aidata teil nende nõuetega siis kohalduma. Saan ma, Harri, õigesti aru, kui kellelgi on küsimusi täpselt, kuidas midagi teha ja muud, et võib sulle julgelt kirjutada? Ja, ikka. Okay. Kertilt küsimus veel, et kui ettevõte tegeleb hulgikaubandusega, et on küll 15 miljonit pluss käive, aga e-pood on käibega 500 000, et kas siis tuleb viia või mitte? See ju tähendab, kas see tähendab nüüd ettevõtte käivet või siis e-poe käivet? Peaks selle järgi vaatama, aga see esimene nii-öelda hinnang on see, et see käib ikka mikroettevõtja ehk siis kogu ettevõtte käibe peale, mitte e-poe käibe peale. Et kui vaadata ikkagi seda sama definitsiooni ja seda, mis ma ütlesin. Jah, määrus ütleb küll seda, et kui ettevõtte käive on alla 2 miljoni või ettevõttes on alla 10 töötaja. No täpselt. Et tõenäoliselt küll, jah. Täpselt, et tead, kui seda kohta siin uuesti siis nagu vaadata, et siis ta ütleb siin, et mikroettevõtja on ettevõtja, kelle siis aastakäive, et me ei räägi siin konkreetse siis nagu selle müügikanali aastakäibest, vaid me räägime terve ettevõtte käibest. Selge pilt, aga siis, Harri, ootan, et sa saadaksid mulle materjali. Salvestuse laeme ka tänase päeva jooksul üles ja kellelgi küsimusi on, võib alati liitu pöörduda, võib otse Harri poole pöörduda ja loodan, et sellest 20 punktist on abi, aga siin ega ta alguses selgemaks ei lähegi, ja tuleb lihtsalt kuskilt otsast kinni võtta ja hakata lihtsalt pusima, ja kuna kõik ettevõtted on väga erinevatel platvormidel ja erineva suuruse ja mahuga ja erineva tasemega ka arenduse poolest, et ega siis polegi muud, kui igaüks peab ise seda
seda pusima, et TTJA lubab, et on leebe, kui sa vähemalt pingutad, et juhindume siis sellest,